Jätkame spordi ja teatud mõttes ka raha teemal. Meil on nüüd telefonil Orissaare valla spordijuht Kaire Nurja. Tere, kena keskpäeva. Tere, tere. Orissaare vald on alustanud väga huvitavat kampaaniat, mille pealkiri on Aitame Kaie olümpiale. Just nii. Kelle idee? No tegelikult see oli minu idee. No nii, väga õige inimese otsa sattusin kohe. Ja kuidas selline idee tekkis? Tegelikult olles ise ka endine sportlane, mitte küll nii kõrgetasemeline kui Kaie, siis tajun ma väga hästi, mis toimub sportlase sees ja mida ta mõtleb. Mitte kunagi Kaie ei ole ise tulnud Orissaarde nutuse näoga ja ütelnud, et aidake mind, ja Kaie inimtüüp lihtsalt on selline, et ta on suure tahtejõuga. Ta ei ole sündinud nii-öelda kuldlusikas suus, ta peab palju elus ise, ütleme siis, pingutama, et jõuda sihile. Ja just see tema nagu hingeelu nägemine ja tajumine pani mind selles suunas töötama, et ma mõtlesin, et kes siis veel peaks praegu Kaiet aitama, kui mitte Kaie enda kodu. Ja jutt käib siis Eesti tuntud naismitmevõistlejast Kaie Kandist. Just nii. Ja see, et aitame Kaie olümpiale, see nüüd tähendab seda, et olümpiale saatmine, see on teiste organisatsioonide teema, aga praegu on jutt ühest treeninglaagrist, mis toimub 8.–30. aprillini Ameerikas. Just, et tagada Kaiele tänapäeva nagu tippsportlastele kohane ettevalmistus, et Kaie nagu saaks kas või Orissaare toel selle ühe laagrigi korraldada. Ja see laagri on üsna kallis, kulud kokku on siis 1695 eurot. Just nii, kusagil sinna kanti, et loomulikult me ei tea praegu täpselt, aga sinna kanti need kulud nagu jäävad. Ja kui Kaie ei saaks laagrites osaleda, siis kindlasti oled sa juba nagu ühe ehituskivi võrra maas ehitusest, kui nüüd piltlikult öelda. Oled Kaie endaga ka rääkinud, mis tema ise sellest väga ideest palju arvas? Ja me hästi palju olen innustanud Kaiet, kui Kaie oli vigastuses, siis me hästi palju temaga rääkisime, püüdsin teda aidata, et tema mõte ei vajuks eemale sellest tegevusest, sest äärmiselt abras on see hetk, kui sportlane on vigastatud, siis kaovad ära ka toetused, et just seda hetke tuleb märgata teiste inimeste poolt ja olla toeks rasketel kohtadel ja just nendel murdepunktidel, et anda inimesele uut jõudu edasi. Ja mis ta ise sellest ideest arvas? Ta loomulikult, tal oli hea meel, et ma arvan, et siin saab olla ainult positiivne arvamine, kui keegi sind kõrvalt toetab. Milline on olnud vastukoja Orissaare rahva hulgas? Oled jõudnud ideed juba levitada ka, mis asjast arvatakse? On esimesed eurod juba koos? On ja väga positiivne on olnud tagasiside. Meil on spordijoones ka üleval Kaie saavutuste väike laud ja see idee on nagu suuremana spordijoone seina peal üleval ja rahval on ainult positiivne tagasiside ja kõik ütlevad, et see on äärmiselt tore ettevõtmine. Ja kuidas see toetamine siis faktiliselt välja näeb, et on võimalik teha ülekanne Kaie kontole, jah, et nagu toetuse näol. Et me ei hakka siin mitte mingit muud organisatsiooni vahele segama, vaid tahame selle toetuse anda just otse Kaiele. Ja selle numbri leiab? Selle numbri leiab tegelikult Orissaare spordil on selline koht nagu Facebook, siin on kõik üleval meie see toetuse tingimused ja kuidas saab seda toetust üle kanda. Ja loomulikult võib ka Orissaare spordijoone kodulehelt seda leida. No praegu see number on siin silma ees, ma võin ette ka lugeda, kes jõuab, siis võib üles kirjutada 22 101 75 75 750. See peaaegu, et võiks isegi meelde jääda ja ülekande märksõnaks peaks siis kirjutama Kaie olümpiale. See on nüüd esimene kord, kus Orissaarest tuleb selline algatus, teil on ju seal neid sportlasi ilmselt teisigi olnud läbi aegade, kelle juured sinna kanti ulatuvad. Et see on nüüd esimene kord, kus niisugust algatust tehakse, kas see võiks ju traditsioon olla, et kui mõni järgmine noor sportlane nii kaugele jõuab, et üks sammukene vaid olümpiast puudu on, et siis jälle oma kandi inimesed aitavad
kindlasti ja see võib olla ka ju igal elualal, et minu eriala on sport ja mina pean seisma spordi eest ja ma seda tõesti ihu ja hingega teha tahan ja just oluline ongi nagu mingit asja eest vedades tunda nende inimeste hingeelu ja nende sisemaailma, kes need siis selle projekti nagu ütleme siis realiseerijad on, et praegu on küll ma arvan, et ma täiesti elavalt kujutan ette, mis Kaie sees toimub ja tõesti südamest palju jõudu talle sellel teel. Ja need treeninglaagri kulud on siis põhimõtteliselt lennupilet edasi-tagasi, majutus, toitlustus ja treeningbaaside kasutus ja ütleme, et isegi kui nüüd Kaie olümpiale ei jõua, tähendab see laager, ega see ju siis nii-öelda mööda külge maha ei jookse, et sellest on kasu nii ehk teisiti. Just ja me siiralt loodame, et ta sinna jõuab, sest nähes Kaie tahtejõudu, mis on meeletu, oleks Eesti teistel sportlastel sellist tahet ja sellist jõudu võidelda probleemide ja raskustega, nagu seda Kaiel on, siis müts maha Kaie ees. Aitäh ja see on väga ilus idee, loodame, et rahvas tuleb kaasa. Jaa, suur aitäh, Tõnis. Aitäh. Kõik head. Head kuulajad, telefonil oli Orissaare valla spordijuht Kaire Nurja ja me ajasime enne saate algust juttu ka Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägiga, mida tema asjast arvab. No öelge Eesti Kergejõustikuliidu presidendina, mida teie sellest ettevõtmisest arvate? Kas sellist juhust on ka varem olnud, et algatatakse kampaania toetamaks ühe sportlase treeninglaagrisse pääsemist? Ütleme, kui nüüd Eesti tasemel meenutada, siis tuleb meelde, ma arvan, et Ateena olümpiamängude eelne triatlonist Marko Alberti toetuskampaania, mis oli, ütleme, siin suuremates linnades lausa plakatite kujul linnatänavatel väljas ja kus pöörduti, nagu öeldakse, potentsiaalsete toetajate poole võimalusega toetada Markot, et Marko saaks pääseda olümpiale, kui niimoodi võtta võib-olla Eesti suhtes selline värvikam juhtum, aga ütleme, mina olen alati olnud seisukohal, et kui sportlane seab endale kõrged eesmärgid, siis ühed esmased, kes peaksid tema eesmärke võib-olla positiivselt nagu kas see tal rahaline toetus, esmane ongi võib-olla see moraalne toetus, et on kohalikud, kuidas öelda, kas siis vald, maakond, linn, rääkimata loomulikult sportlase enda võib-olla lähiringkonnast, kellega ta suhtleb, kes on tema lähedased. Et see, et tuleb initsiatiiv ja keegi paneb õla alla, see on väga teretulnud, et Eesti spordis on mõnevõrra võib-olla rahalisi vahendeid meie tippsportlast toetamiseks riiklikus süsteemis, aga fakt on selles, et neid ei ole kindlasti piisavalt, et kõik sportlased, kes seavad endale kõrged eesmärgid, saaksid neid nagu piisavalt ja küllaldaselt, et neid eesmärke ellu viia ja kui täna on, nagu ma saan aru, hetkel kohalik ringkond valmis toetama Kaie Kanna püüdlusi pääsemaks Londoni olümpiale, valmistumaks selleks, et pääseda Londoni olümpiale, siis see on ainult teretulnud. No kuidas teie hindate praegu Kaie šansse raha rahaks, toetus toetuseks, aga pääs sõltub ikkagi sportlasest endast, millised tema võimalused hetkel on? Kõigepealt meenutaksin ühte endise tippsportlase olümpiamedalisti Alvar Levandi lauset, et raha ei ole kellestki tippsportlast teinud. Teisalt ilma rahata tänapäeval kvaliteetset ettevalmistust kindlasti läbi viia on raske, ütleme siis, ma ei ütle, et võimatu, aga raske. Kaie šansid on sellised, et Kaie teatavasti on erinenud nii olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel kui Euroopa meistrivõistlustel, ehk siis kõigil kergejõustiku maailma tiitlivõistlustel, ehk siis sellise vaatenurga alt vaadatuna on tema šansid kindlasti head. Teisest küljest tuleb vaadata ka norme ja ütleme pääsuvõimalusi Eesti keskselt, sest Eesti koondisse pääsemiseks tuleb Kaiel täita kas olümpiamängude A või B norm. Ja kui me vaatame naiste 7 võistlust, siis Gritša Teiko, läinud aastane alla 23-aastaste Euroopa meister, on täna täitnud B-normi. Eesti koondisesse saab üks sportlane B-normiga. See tähendab seda, et kui Kaie täidab näiteks B-normi, siis ta peab tegema koondisesse pääsuks
Gritša Teikost parema tulemuse või täitma siis A-normi, millega on võimalik lähetada Eesti Olümpiakomiteel 3 kergejõustiklast 7 võistluses, mis siis omakorda seab võib-olla eesmärgid Gritša Teikole teha ka A-norm, kui ma nüüd võrdlen nagu ütleme 2 sportlast. Pole võimatu, et hooaja käigus võib tulla välja ka veel sportlasi, kes püüavad olümpianorme täita, et siin on näiteks Griti noorema Greteša Teiko, kes on juniorite klassis näidanud küllaltki väljapaistvaid tulemusi. Aga Kaie, nagu ma ütlen, Kaie on varasemalt olümpianorme täitnud. Suur osa sellest on tema õlul, sellest ülesandest. Aga teie arvates kõik on võimalik? Kõik on võimalik. Aitäh ja jääme lootma, et see nii ka läheb. Jah, aitäh. Suur tänu, nägemist!